Ja nüüd jätkame eesti keeles. Jätkame EV100 turundusideega, mille eesmärgiks on siis iganädalaselt korra tutvustada ettevõtjatele ja organisatsioonidele Eesti Vabariik 100 sünnipäevaga seotud projekte ja nendes kaasalöömise võimalusi. Ja täna on mul stuudios projekti 100 lugu või 100 lugu lavastaja Jaak Prints, tervist! Tere! Ja helilooja Erki Pärnoja, tervist! Tervist! Ja lühidalt siis nii palju, et 100 lugu on poeetiline koondportree Eesti inimestest. Fotograaf on Kaupo Kikas, kes jäädvustab 100 eestlase portreed ja lood. Helilooja Erki Pärnoja kirjutab mitmeosalise heliteose selle jaoks. Ja heliteose esitamisel osalevad siis koos muusikatega ka loo peategelased, need samad 100 eestlast, kes välja valitakse. Ja esiettekanne on plaanitud järgmisel aastal juba 20. aprillil. Ja küsingi kõigepealt seda, et kus see projekti tänane seis praegu on ja mis on need asjad, millest te kõige rohkem tuge vajate? Hetkel me oleme sellises seisus, et me otsime veel neid inimesi, ehk siis inimestel on võimalus saata iseendast või oma sõbrast tuttavast, vanemast, naabrimehest, heast sõbrast, kolleegist, väike ankeet ära täita, oma pilt saata, ehk siis me kogume neid inimesi. Meil on praegu koos kuskil 250 ja kena oleks, kui me saaksime ikkagi natuke neid rohkem ja siis nende seast me siis valiksime need 100 kes seal projektis osalevad. Mille järgi te valite? Ainult välimuse järgi või vaatate sissepoole ka? Ikka kõige järgi, et me katsume tekitada võimalikult laia haarde kõik võimalikes kategooriates, vanuselistes jaotustes, geograafilistes jaotustes, natuke kumab kõikidest nendest ankeetidest läbi ka võib-olla natukene elulugu ja mingisugused erinevad kogemused, kõiki võimalikke tahke arvesse võttes, et see tõesti olekski läbilõige ja koondportree, et oleks, et kui just mind ise ei valita, aga vähemasti keegi, kes esindab minu sotsiaalset rühma, siis keegi noor mees, keegi vanem naine, et kõik on olemas. On teil mingi grupp, mida vähe ka on, kus te ütlete, et neid peaks kindlasti rohkem saama? Ja hetkel on meil Ida-Virumaalt võiks olla rohkem selge. Rohkem taotlejaid ja ülesandjaid. Ma küll käisin venekeelses raadios rääkimas ja natukene sealt siis tuli pärast seda eetrit, aga jah, et võib-olla me ei ole piisavalt jõudnud venekeelsesse meediasse ja aga Ida-Virumaalt siis nagu venekeelseid rääkivaid inimesi või eesti keelt rääkivaid inimesi? See ei ole isegi oluline, tegelikult lihtsalt see regioon võiks olla rohkem kaetud ja samuti ka noored ja keskealised mehed üldiselt. Et tundub, et naised on nagu innukamad endast rääkima ja jagama? Praeguse seisuga selle põhjal tundub küll, jah. Aga seal on ka just nimelt see, et kui keegi on soovitanud oma vanaisa või vanemat naabrimeest või vanemat härrat, et siis jah, et võib-olla need vanemad härrasmehed ka ei ole ise seda teinud, keegi on nende eest seda teinud, et see võimalus on ka. Et siis, jah. Praegu te otsite inimesi, kuidas ettevõtted teid selles aidata saaksid? Väga mitmeti tegelikult. Selle projekti raames on meil siis vaja tegelikult üle Eesti kokku tuua 100 inimest ja selle juures on meil erinevat abi vaja, et kuna need inimesed, need ei jõua siia sellel kontserdipäeval täpselt, vaid selle jaoks on vaja teha ettevalmistusi, eks ole, grupp inimesi, see inimgrupp on väga suur, kellega tuleb tööd teha, siis kulub ära vabatahtlike abi. Need ettevõtted saavad ise anda oma töötajaid üles nii-öelda või pakkuda välja oma inimesi, keda nad leiavad, et võiksid selles osaleda. Samuti kulub ära transpordiabi, et kõik need 100 inimest Eesti eri otstest siia Tallinnasse kohale tuua. Ja isegi enne veel, kui nemad tulevad siia Tallinnasse, siis meie ju peame nad üles pildistama, esimese kohtumise nende juures tegema, nende enda loomulikus keskkonnas, ehk siis me vähemasti Kaupo ja me ise katsume ka nii palju kui võimalik sõita koos Kaupoga kaasa üle nendesse Eestimaa paikadesse, kus kohas siis see inimene oma loomulikus keskkonnas on. Me peame nende juurde sõitma samamoodi, ehk siis transport, jah, kas siis kütus või mõni autofirma saab anda mingisugust liikumisvahendeid, et neid võimalusi on mitmeid, ja, mis on seotud transpordiga. Absoluutselt. Mitu korda te see 100 inimest siia Tallinnasse peate tooma? Ühe korra.
see on ühekordne peaproove ennem ei tee, et Ei, nagu on enne küll, tantsupidu, seda küll. et elavad nädal aega siin. Me peamegi nüüd seda oskuslikult vaatama, et kui mitu päeva me saame enne proovi teha. Aga ülesanded, mis minu kui lavastaja peale on pandud jah, et siis see lavastus peab olema piisavalt kompaktne, kergesti seletatav ja omandatav niimoodi, et see ilmselt jah, majutusasutused muidugi ka, et kui siin Tallinnas on majutusasutusi, kes tahaksid aidata, et aga me arvestame, et me ilmselt sellist luksust, et nädal aega siin eelnevalt elada nagu laulu- või tantsupidudega on, et me päris lubada ei saa, et see on tõesti kompaktne, kas päev-kaks enne proovid, läbimängud ja see sestab siis ütleme võib-olla kaugema nurga inimesed jah, võib-olla siia paigutada, majutada, aga siis võib-olla Tallinnas lähedasemad paigad siis võib-olla tõesti saavad veel ka õhtul koju sõita. Rongi või bussitransport samamoodi, näiteks on ettevõtted, kes saavad aidata. Kus see etendus toimuma hakkab? See on ka üks huvitav aspekt, meil on kohavalikud käivad ja see on ka muuseas koht võib-olla, kus kui on mõnel ettevõttel huvitav Tallinnas olev tehase vabriku hoone maha jäetud, näiteks me oleme küll neid osaliselt ka külastanud, Erki on mõõtnud seal akustikat ja kaja ja. Et jah, tõesti, et me oleme käinud ringi ja uurinud, aga samas see on ka veel endiselt koht, kus ettevõtjad saavad õla alla panna, et kui on mõni huvitav idee, me oleme väga avatud ja tänulikud, et tuleme kohale ja. Aga see ikkagi toimub Tallinnas, et ei plaani minna Ja. Ida-Virumaa kaevandustesse maa alla või kuhugi mujale sellisesse ekstreemsesse kohta? Ta on siiski jah, Jazzkaare avakontserdina mõeldud ja nad Tallinna keskse või Tallinnas sündinud festival, nad ikkagi siis seal oma asja planeerivad. Ja meil on ka igaks juhuks kinni pandud traditsiooniline kontserdimaja, aga et me otsime veel, et äkki on veel mõni avastamata paik, mitte et see oleks eesmärk omaette, aga kuidagi nagu huvitav keskkond ka selle lavastuse, selle kontserdi jaoks. Kas on nüüd ettevõtetel veel mingi võimalus, mis need vabatahtlikud tegema peavad, kui te ütlete, et vabatahtlikke vaja on? Erinevad, isegi praegu ei oska seda ette näha, ma arvan, et see võib juhtuda siis, kui see projekt läheneb ja tekib rohkem selliseid praktilisi ülesandeid, aga et lihtsalt sellist administreerimistuge, logistikat, kes millal kust tuleb kohale toimetada, ära viia? Eks muidugi neid võib ka olla, jah, Jazzkaarel muidugi on endal ka kindlasti vabatahtlik valik päris laia, aga jah, et võib-olla mida Erkiga silmas pidas on just see, et kui on ka kellelgi näiteks hea kolleeg ettevõtte sees, keda soovitada siin osalema, et see on küll jah, inimesepoolne abi. Aga mis veel meil on, et see fotodest, mida Kaupo teeb, valmib ka raamat. See on koht, kus on võimalik toetada siis, trükis sellest ja kas midagi veel kuidas teil sotsiaalmeedias neid näha? Näituse plaan tõesti, et samamoodi, mis puudutab näitust, siis ka ruumi abi, ettepanekut, üldse korraldusabi selle juures ja muidu toetus, et kulub ära. Ja see näitus on mõeldud nendest 100 inimesest või teie sellisest projekti valmimise tagatoast või veel mingisugusest muust asjast? Tagatoast ülevaadet hakkab saama peagi meediast, et meie kodulehekülje kaudu, seal me hakkame kajastama siis, kui me lähme nii-öelda teele ja lähme nende inimeste juurde koju tutvuma, pildistama ja neid lugusid nii-öelda koguma. Et siis seda me kajastame oma kodulehekülje kaudu, aga näitus on mõeldud siis jah, Kaupo Kikase portreedest. Aha, okei. Etapikaupa, kui on minna, siis ütleme, et kuni veebruarikuu lõpuni me ootame avaldusi, ankeete inimestest, kes sooviksid seal osaleda. Selge. Siis alates märtsist loodetavasti me hakkame neid siis käima neil külas ja pildistama. Ja see on üks pikem aeg, et ilmselt siis jaotatakse, ma ei oskagi nüüd täpselt öelda, kui pika aja peale see ära. Ja siis, kui juba on ka see valik tehtud, paralleelselt Erki kirjutab siis heliteost ja siis kohavalik ka ja niimoodi need etapid ainult selle esietenduse poole lähenevad. Väga hea. Mis on see, kuidas ma saan aru, et autod ja bussid, et neil on ju lihtne silma paista, et auto paneb sildi peale, et keda ta toetab ja kuidas ta toetab. Mis need võimalused ettevõtetel silma paista on selles projektis? Te mainisite kõige paremad muidugi ära, buss on hea suur eks ju. kleebis peale panna, et
et tõenäoliselt saab kajastatud meedias, kus me sellest üritusest räägime, et nagu sponsorid ja toetajad saavad välja toodud, pluss mis kasu ettevõtted veel saavad, sellest on, et saavad endale selle sama, kuidas sa ütlesid, trükise, eks ole, et Kaupo raamat ja kui ma oleks näiteks Lux Express, Lux minu meelest, kes on Eestis kõige paremini töötanud teenuse kvaliteediga, ma kujutan ette, et mul on see business lounge või mis iganes, kus on need ägedad telekad ja kogu see multimeediakeskus, kas ma seal oma klientidele näiteks seda etendust saan näidata pärast tagantjärgi, mis teil sealt välja tuli? Et nad saaksid kuulata muusikat ja see on täpselt selline ilus pikkus, Tallinnast jõuaks Tartusse või Narva ära sõita. Jah, võimalik ka see, aga ütleme, kui ikkagi juba mõni ettevõte tahab meiega koostööd teha selle projekti õnnestumiseks, siis kindlasti on võimalik ju pakkuda omalt poolt meil teatud arv pääsmeid näiteks, et siis saab kutsuda vaatama inimesi selle, sest see on praegu ikkagi kavandatud ühekordse korrana, et ainukordne, see on üks kord, üks õhtu. Aga siis mingi salvestus teil tekib ikkagi sellest? Salvestus tekib ka, jah, aga siis ma praegu hetkel olen vale inimene rääkima, et kas, mis on need õigused. Ja, see on teine teema. Aga jah, et seetõttu see mängukoht on ka selline, et me, kuna see on ühekordne, et siis me otsime ka just nimelt kohta, kus on ka piisavalt arv vaatajaskonda, et kui juba ühe korra teha, et siis seda näeksid inimesed rohkearvuliselt. Absoluutselt. Väga hea, et lihtsalt kui ma siit enda peast nagu läbi lasen, et eks siin üsna sellised traditsioonilised asjad on ju, et need inimesed kuidagi siia Tallinnasse kohale tuua, eks ju, ära viia, kaugemalt tulijad, ma kujutan ette, et kui sealt Võrumaalt ikkagi tuleb 95-aastane vanahärra, siis tal on vaja transportiabi ja samamoodi ka ööbimist ja samamoodi majutusasutused, et ega see aprill... Palun Väike-Saared näiteks, et ka sealt on meil tegelikult vähe osalejaid ja seal ilmselt siis on kas mingi lennukiabi või mingisugune laevaabi, et siis kõik see jah, samamoodi. Ja kelle see transpordiaeg nagu veel pikem ja nagu komplitseeritum on, et ta ei saa tulla nii, et hommikul tuleb kohale ja õhtul läheb ära. Ja see 20. aprill ei ole nüüd ka veel see hooaeg, kus Tallinna majutusasutused täis oleks bukitud, et siis tegelikult võiks olla seda vaba ressurssi, et kui siis rääkida, et paar ööd majutust, kuhu need inimesed ära mahuksid, et ma arvan, et see võiks olla siis midagi, millele mõnel majutusasutusel tasuks praegusel hetkel küll juba mõelda. Just, ja ütleme, kui mõelda ka siis selle inimese peale, kes siis tulebki nii kaugelt, siis eks osa aega läheb proovi peale, aga kindlasti jääbki aega, kui ta tõesti tuleb sealt kaugelt Väike-Saarelt või kuskilt Võrumaalt ja võib-olla polegi nii ammu käinud, et pole kunagi käinud. Just, et on võimalik päeva jooksul käia võib-olla Kumus või vaadata, teha veel mõni huvitav niisugune vaatamisväärsuste ring selle aja jooksul ka, et see on sotsiaalne projekt. Absoluutselt, sellega tasuks täitsa kaasa minna ja kindlasti siis ma arvan, et on ka ikkagi teema toitlustamine, sest jällegi seesama maalt kaugelt tulemine, ega need Tallinna toitlustamise hinnad ei ole väga odavad ja samamoodi võileiba igal ühel võib-olla kaasa ei panda, eks ju, et jällegi mõni toitlustuskoht võiks mõelda korra, et mida te teha saaksite selle projekti raames, et mis teil on võimalik nagu oma sellisesse ärimudelisse ära integreerida, nii et see teil nii-öelda mõistlik on, eks ju. Kindlasti siin, mis veel võib, mida ma praegu ei oska veel öelda, et kui tuleb mingisugune hull lavastuslik mõte, mis näiteks võib hõlmata mõnda tootmisettevõtet, kellel on midagi analoogset, mida meil läheb seal vaja, näiteks kas kuidagi üle või tal on tootmispraagid või näiteks, ma ei oska öelda, mööblitööstusel jääb tabureti jalg üle, aga meil on vaja 100 tabureti jalga. Ma toon näiteliselt, et kui kasutada mingit päris asja, mingit päris detaili, aga suures koguses näiteks. Absoluutselt. Aga see on siis see info, te hakkate kuskil blogi pidama või kus teie seda sellist loomise protsessi jälgida saab? sajalugu.ee on see meie kodulehekülg ja sinna ilmselt on ka Facebooki asi. Just, Facebook, ma arvan, kaldkriips sajalugu peaks olema, aga sajalugu.ee-st on ka kõik viited erinevatesse keskkondadesse olemas. Okay. Et selle loo, jah, kui aeg läheb edasi ja kõik need protsessid lähevad rohkem käima, inimesed on välja valitud, me hakkame ringi sõitma, siis tuleb ka järjest jooksvalt sinna informatsiooni juurde. Mis tähendab seda, et tegelikult ettevõtjatel on tark korra sinna pilk peale visata ja vaadata siis natuke jälgida, et millal tulevad nagu need teemad siis, kus nemad saaksid juba aktiivselt pildile, sest see on nii pikk protsess, et ega liiga vara võib-olla ei ole ka mõtet teid tüütama tulla, eks ju, et
Samas ma arvan, et juba praegu ongi need ajad, aga lihtsalt võib-olla meie Erkiga neid konkreetseid asju ju ei suuna, me pigem esindame seda loomingulisemat poolt, aga meil on ka inimesed, kes jah, nende külgedega tegelevad. Et just need esmased asjad on täiesti kindlalt teada, et järgmise aasta aprillis on 100 inimest tulemas üle Eesti ja kindlasti nad võiksid majutuda kuskile Tallinnas, et need asjad, mis on kindlad, nendest saab juba tegelikult rääkida, eks ju, ja ruumi kinni panna. Sest tegelikult eks see oht on, et nüüd te olete siin, ma ei teagi, 4. või 5. projekt, eks ju, ja peaaegu, et iga ühega me jõuame sinna, et vaja on transporti, vaja on kütust, vaja on toitu, vaja on majutust, ükskõik, ühel või teisel või erineval moel, et selles mõttes, et ettevõtjatel ka see konkurents läheb nagu päris tihedaks, et et kui ma saan ühte üritust toetada, siis ilmselt see ongi jah, et iga ettevõtja enda pealt, et mis tundub talle kas selle konkreetse projekti juures huvipakkuv või kas mõni eristub sellest, et miks ka meie loos, kui me ka selle pealkirja valisime, et miks me läksime 100 lugu, et nagu sõnamäng ka, et me just nimelt, et mitte uppuda ära sellesse infomürasse, kus on 100 eestlast, 100 Eesti portreed, 100, et me panime juba käändesse, et 100 lugu, et mitte et soovides olla kuidagi originaalne, aga lihtsalt leida mingisugune lähenemine, mis on meie silmis seda projekti kõige paremini iseloomustav ja vääriv. Ma korra küsin veel seda, et kas nagu lihtsalt koostöö mõttes, et kas sealt lavastusest on ka nagu mingisuguseidki märksõnu, millest oleks võinud kinni hakata, tõid diivani jala või tooli jala märksõnana või ma ei tea, köögimööbli või tont seda teab mille, et kus saab just öelda, et vaat umbes selle valdkonna ettevõtted siis võiksid, ma ei tea, jogurt, tont seda teab mida, et mis võiks seal olla, või on see veel liiga toores, et sa pead vaatama nagu materjalile otsa, et aru saada? See on natukene veel jah, liiga toores selle koha pealt, et ei, mõtteid on käinud, aga veel ei ole fikseerinud selle koha pealt, et ma arvan, väga suure tõuke annab siis, kui see koht on valitud, ja siis eks samhaaval ka need inimesed, ma siiamaani teadlikult ei ole veel neid avaldusi ise vaadanud, ega see ei ole ka ainult minu otsus, et me ikkagi seda kambaga koos vaatame. Aga just, et kui see koht tekib ja need inimesed tekivad, ja siis need helid tekivad, et siis juba on kust millele toetuda ka. Erki, sul mingeid heli, ma ei tea, märksõnu, midagi, mis võiks anda juba mingeid vihjeid mingisuguses suunas? Märksõnu justkui on, selles mõttes, et need muusikalised ideed on juba olemas, et see on praegu sellise vormistamise taga, et ma veel mõtlen selle peale, mis koosseisuga see täpselt tuleb või milline on siis see nii-öelda kaasaegne orkester, mida ma hakkan kasutama, aga üldiselt võib öelda, et jah, ta on variatsiooni vormis kirjutatud, mis tähendab, et sealt kumab läbi selline üks idee, mis muudab oma kuju ja ta tuleb rütmiline ja ma kuulen seda oma peas väga selgelt, ega seda on sõnadesse panna väga raske, aga jah, palju korduvaid ja selliseid uues kehastuses motiive. Aga pillivalikus midagi seesugust, mida tehakse Eestis? Palju meil muidugi neid asju tehakse, aga näiteks kuidas nii-öelda instrumentide valikus, kes seda teost esitavad, näiteks mingisugused Eesti tootjad, klaveritööstus on meil siin olemas ja äkki keegi teeb trummi ja võib-olla mõni teeb isegi kitarri kuskilt, kui väga otsida? Tõesti, neid tehakse küll, eks ole, ma tean, kitarrimeistrid on olemas ja klaverimeistrid, aga issand, vabalt, muidugi kõlab väga põnevalt, aga ma arvan, et muidu iseenesest pille me tegelikult ei vaja. Ja ei, seda ma usun, aga lihtsalt, et nii-öelda teema laiendusena, et kui küsida, et kes ettevõtjad veel või mis tüüpi ettevõtted üldse võiksid nagu kaasa mõelda, et siis äkki seal on midagi. Äkki seal on tõesti, me oleme avatud igasugusteks. Sest Eestis on ju selliseid pusijaid, kes nagu ise teevad väga ägedaid asju. See on mitmed läbi käinud, väga tore. No nii, rääkige veel nüüd natukene tähtaegadest, ehk siis veebruar otsite inimesi ja märtsis juba hakkab Kaupo ringi sõitma. Ma arvan, me kohe ei otsusta ära, et nii 100 on nüüd lukus, et ma arvan, Kaupo valib võib-olla mingid esimesed grupid välja, hakkame nendega tegelema, neid gruppe pildistades võib-olla natuke korrigeerib järgmisi valikuid. See, kui suur see tempo, võib-olla tahakski selle aasta ka, ehk siis 2017. aasta ka kõik portreed ära teha. Ja siis juba
siis juba ka konkreetsemalt hakkame mõtlema selle lavastuse peale. väga hea, ja portreedega muidugi trükikojad, eks ju, et kes seda trükikojad, raamat samamoodi, et see, mis seda raamatut trükkida. jah. Ja raamat saab olla ka üks kingitus muidugi, mis koos näiteks pääsmetega, kui on, mis me saame omalt poolt pakkuda pärast siis nendele ettevõtetele. Aitäh, et te seda ideed jagasite ja mina ettevõtjaid igal juhul utsitan, et ma arvan, et see on põnev projekt ja see on midagi, mille koha pealt ma arvan, et see põhiline asi ongi see, et te saate pärast öelda, et me olime selles osalised. Meie aitasime sellel ellu viia, see on see, kus te pärast räägite oma lastele, missuguse panuse te tegelikult andsite. Et võib-olla siin küsimus selles kommertshuvis peaks olema isegi natuke teisejärguline, et pigem vaadake oma sisse ja öelge, et see on tegelikult oluline asi ja see on see, milleks me leiame ressurssi, ükskõik kui hästi või vähem hästi meil sellel hetkel läheb. Nii et olge kenad, andke ennast märku. Ja aeg on juba kiire, mõelge läbi, mis on siis see, mida teie siia projekti panustada saaksite. Aga aitäh stuudiosse tulemast, aitäh Jaak, aitäh Erki! Aitäh! Aitäh!